Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6. kuni 12. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teil siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin tähekaardiga. No tähekaart on edasiminemine, tähekaart on tervenemine, tähekaart on unistuste täitumine. Ta on siuke positiivne kaart ja kui teil oli mingi mure, siis ilmselgelt see nüüd laheneb ära, vähemalt kas nüüd sellel nädalal, aga lähitulevikus. Ja selle tähekaardiga ongi niimoodi, et te võite ka soovi soovida. Et see on nagu päris elus, et kui te näete langevat tähte, no enamus inimesi siis soovib midagi ja ma arvan, et kõik minu kanali vaatajad soovivad ka, sest see on midagi müstilist ja kõik inimesed sellest aru ei saa, aga kindlasti saavad need, kes täna on siin, mind kuulavad ja vaatavad. Siis tuleb meil siin sauade 5. No sauade 5 minu jaoks on vaidlus, konkurents ja ongi vaidlus. Minu jaoks on see kaart nagu koosolek. Selline tuline mingisuguse projekti arutamise koosolek. Kas me teeme nii või teeme naa, inimesed istuvad ümber laua, läheb juba selliseks valjuhäälseks vaidlemiseks, kellel on õigus, kes on targem, kes on parem, kuidas üldse seda olukorda lahendada. Vot see täpselt niimoodi ongi, et minu jaoks niimoodi. Mina näen seda niimoodi, et istuvad inimesed ümber laua ja arutavad midagi ja pakutakse välja oma ideid ja siis lõpuks selle vaidlemise tulemusena leitakse see kuldne kesktee, et mida moodi edasi minna, kuidas koos töötada, kas teha või mitte teha. Ühesõnaga vot selline ideede loopimine, oma arvamuse väljaütlemine, pakkumine, kuidas võiks olla või mitte olla. Vot midagi sellist kujutab see sauade 5 on minu jaoks on selline kaart. Ja edasi tuleb siit sauade kuningas. No sauade kuningas paneb selle asja muidugi paika. Kogu oma tarkuse, šarmi ja ma ütleks ka, et eduga. Et ta on ikkagi karismaatiline meesterahvas. Ta on väga meeldiv inimene. Ta on tark. Tal on oma arvamus, aga ta on ka sõbralik. Et ega ta ei lähe nagu ennast peale suruma, oma ego kergitama. Temal on see sisemine tarkus ja ta paneb asjad paika ja kõrval on seal õigluse kaart. Õigluse kaart on selgelt seda meelt, et kui see projekt oligi varem võib-olla sedasi kahtluse all või, siis nüüd aetakse kõik need asjad korda. Et tehakse kõik lepingud korda, tehakse kõik paberid korda, mis peavad korras olema. Et kuna on õiglus, siis ta võib olla ka mingisugune juriidiline küsimus, mis ennem oli kas lahtine või ei teadnud täpselt, kuidas peaks olema. Aga õiglus paneb asjad niimoodi paika, nagu õige on seaduse järgi. Ja õiglus on ka selline kaart, kus teda ei saa ära väänata ega ära rääkida ega kinni maksta. Kui näiteks on siin, ma ei tea, mis äris sellised on, konkurents ühe sõnaga. Et üks mõtleb, et tal on nagu rohkem raha, ostab selle õiguse, seda, ma ei tea, projekti algatada, maja ehitada, midagi sellist, ostab selle lihtsalt ära. Mis see tähendab? Annan siin suure summa raha ja küll see minu omaks saab. Vaat õigluse kaardiga nii ei saa. Olgu sul või miljardeid tagataskus. Sa pead ikka leidma selle ära ostetava õigluse, ma ei tea, siin taromaailmas selliseid ei ole. Et ei saa ära osta ja ei saa seda kuidagi teiseks väänata, seda musta ja anna valgeks rääkida. On vähemalt taro õigluse kaardiga on selline lugu, et nii on nagu on ja kuna see tuli teile siia, siis õiglus on teie poolel. Nojah, ja seoses sellega, et õiglus tuli teie poolele, on teil nüüd ka siin all karikates 7 ja tema räägib valikute vabadusest või paljudest valikutest, no 7 vähemalt. See on valikute paljususe kaart, kus on igasuguseid ahvatlevad valikud teie ette nüüd seatud. Teie asi on olla nagu selge peaga ja selles samal koosolekul läbi kõik vaielda, mis need võimalused teile on, millised võimalusi teile ei ole. Ühesõnaga, see valikute paljusus tähendab seda, et valikuid on palju, kõik ei ole nendest teostatavad. Et mitte kõik need valikud ei vii eduni, ei ole üldse võimalik neid teostada
mõned on täielik utoopia. Ja võib-olla sellel koosolekul need kõik sirgeks ja selgeks vaieldaksegi, et millega üldse tasub tegeleda ja millega mitte. Mis ongi seesama eesmärgini viiv, mingi eesmärk teil ju on. Või siis mis üldse ei ole, ta pole kas tasuv, on liiga kulukas või on liiga ajamahukas. Või nagu üleüldse teil polegi nagu hakkate järele mõtlema ja läbi arutama ja avastate, et teil on nii palju sinna vaja investeerida, millal see ükskord ennast ära tasub. Läheb 10 aastat, 15, ei selle peale pole mõtet oma aega ja energiat üldse kulutada. Et siin on jah vaja natukene seda sama kainet pead või külma pead, et asjades aru saada ja valik teha selline, mis teile siis reaalselt tulu toob ja mis ei ole nagu nii pikad, kuidas ma siis ütlen, tasuvusega või enda ära tasumisega, et ostate endale kosmoseraketi, aga võib-olla saate alles seda esimest kosmoselendu teha 50 aasta pärast. No tõesti ei tundu väga mõistlik otsus olevat. Ja siis on siin all veel karikate 6. Ja tema viib meid siis nädala lõpuks sinna lapsepõlvemaale, mälestustesse, nostalgiasse. Mina olen alati kujutanud ette, kuidas inimene läheb, kohtab oma lapsepõlve tuttavaid või läheb külla oma, ma ei tea, vanavanematele või vähemalt sinna majja. Et vaatab oma lapsepõlve kohad, mäletab, kus ta mängis, kus ta jooksis, kus ta võib-olla põlve katki lõi, kus ta jalgrattaga sõitma õppis, kus tal oli väga palju sõpru, sõbrannasid. Kõik sõltub ju sellest, kus kohas inimene kunagi elas. Kui ta elas maal, siis tal võib-olla on lihtsalt seal tuttavad kohad, et inimesed on seal muutunud, majad on ära lagunenud, inimesed on ära kolinud, paljud majad on maal tühjad, aga mälestusi ei saa meilt keegi ära võtta. Et need samad kohad, lapsepõlvest tuttavad kohad, me saame seda vaadata, kuidas nad on muutunud. Saame meelde tuletada, kuidas me seal lapsepõlves jooksime, mängisime, metsmaasikaid korjasime. Et no minu meelest väga ilus. Et suvi on ju selleks, et käia ja vaadata. Miks mitte? Võib-olla mõni laat on seal teie lapsepõlve kandis. Lähetegi sinna laadale ja vaatate üksiti ka seda, mis on sellest kohast saanud. Ja siis on valiku küsimus. See kõige viimane on meil armastajad. No tema minu jaoks on alati seda tähendanud, et kas lähen ja püüan oma sinilindu, püüan unistusi või lepin sellega, mis mul praegu juba on. Et jah, eks need valikud ongi, neid tuleb samamoodi kaaluda. Mis saab siis, kui ma teen nii ja mis saab siis, kui ma teen teisiti. Kui me tahame mingisugust unistuste asja saada, ma ei tea, unistuste autot, tahame võib-olla oma äriga alustada ja mõtleme, kas me tuleme sellega üldse otsaga kokku, kas me töö kõrvalt jaksame selle kõigega tegeleda või auto puhul, kas meil on piisavalt raha, kas pank annab meile laenu, et seda endale soetada, peame ta liisingusse kuidagi viisi võtma või ühesõnaga. Küsimusi on palju ja küsimus on ka see, kas teil on seda vaja või pole. Et see on teie enda otsus, kas te hakkate oma unistusi püüdma või lepite sellega, mis teil täna on. Ei ole õiget ega vale otsust. Isegi kui te täna ei hakka oma unistusi püüdma, mis iganes need on, siis võib-olla pole aeg õige. Vahest on ka nii, et aeg ei ole lihtsalt õige, kuigi mõte ja soov ja kõik on õige, aga aeg on vale. Pole täna lihtsalt see aeg. Võib-olla tuleb see 6 aja pärast või nädala pärast. Tuleb see mõte, et miks ma siis ei teinud, vot nüüd ma tunnen, et ma tahan. Paljude asjadega on niimoodi. Et leppige sellega, teie ise teate, teie sisetunne ütleb teile, mis on õige, mis on vale. Ja mina soovin teile selleks nädalaks, mis ma siis soovin, edu kõiges, mis te ette võtate ja tarkust teha õiged valikud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.